Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, alustame meie Eestimaa maskita lood 40. esimest saadet. Oleme jälle Pärnus, võib öelda päris tavapärases kohas ja tänaseks on meie teemaks on seesama, et meil on väga hea uudis teile, mis on varemgi olnud, et Jüri Lina tuleb Eestisse üsna varsti. Ja siin on 16. veebruaril on vist esimene loeng ja siis meie tänane saade ongi see, et me kahekesi siin Sven Kivisildnikuga ja mina olen Jaan Hattu striimime siis Jüri Lina toetuseks. Kuna ta on oma tõsiselt pingutanud oma ürituse eest, siis me arvame, et teda on vaja toetada ja aidata ja teemad on olulised. Nagu ja teemad on täpselt, nagu Sven ütles, et teemad on väga olulised. Ja nagu ma ütlesin, et Jüri on siis siin meil esimene loeng on Tallinnas pühapäeval 16. veebruaril puuetega inimeste kojas enda 59 18.30. Et see on esimene loeng Tallinnas seekord ja oluline on see, et seekord on tema teemaks tervis ja tervislik toitumine. Ja ta on varem korduvalt nagu öelnud, et ta tahaks sellest rohkem rääkida, et iga kord, kui on loeng, et siis ta nagu hästi ei jõua, et ütleme niimoodi, et peab muudest asjadest rääkima, sellest tervise teemast tuleb seal loengus ka mingid minutid või mingid ajad tulevad sealt juttu, aga ta tahaks sellest rohkem rääkida. Jüri Lina ta rääkis ja nüüd ongi see kord, et tal on terve loeng on siis tervise teemal ja see on väga huvitav ja see on väga vajalik. Vähemalt meie arvame. Ma arvan, et see olegi, või see on fakt, et Eesti rahva tervis on ju väga halb ja mitte ainult keskealistel ja vanadel inimestel, ka noortel. Et see protsent, kui palju nagu noori mehi kõlbab sõjaväkke, see on ju masendav. Ma praegu täpselt peast ei oska öelda, aga see oli seal 70 ümber. Ütleme nii, et 100-st siis 70 või seal oli natuke rohkem, vist isegi on tervis nii halb, et nad ei kõlba sõjaväkke aega teenima. Et see on ju täielik katastroof. See on katastroof, kas see ikka tõsi, mis sa räägid? Jah, ma olen sellest kunagi ühe loo kirjutanud. Vaktil. Ja. See oli väga hull. Ja seda rääkis mingi kaitsejõudude ametnik, et see ei ole mingi sopalehe lugu. Tähtis tegeleda. Ja, pädev. Et see on päris hull. Ja, nii et see teema on tegelikult vajalikum ja pakilisem, kui võib-olla vaatajad arvavad. Aga Jüri Lina on kirjutanud tervislikust toitumisest ja on kirjutanud terve raamatu. Siin on varjatud tervise valem Jüri Lina. Ja siis sellest raamatust siin on kirjas, et ta on vist 4 trükki, aga minu arust sellest on juba Eestis 7 trükki ilmunud isegi. Ja ilmselt siit rohkem või vähem on siin kirjas ka, millest seal loengus juttu tuleb ja ilmselt mõndagi asja korratakse, aga kindlasti tuleb ka seal uusi asju, uusi teemasid, mis vahepeal on nagu aktuaalseks muutunud ja välja tulnud. Näiteks siin samas on see raamat on, võime ju seda raamatut tsiteerida, aga näiteks leheküljel 109 ta kirjutab. Möödunud sajandi 70. aastail kulutas USA valitsus $30 miljonit uuringutele, mis selgitaksid toitainete tähtsust inimese tervisele. Saadud raport oli sedavõrd jahmatav, et tulemused salastati otse maid. Võib arvata, et see on ju läinud ainult hullemaks. Karta on, jah. Ma arvan, et siis see keemia areng ja kõik see oli võib-olla suht lapsekingades sellega, mis ta praegu on. See 70. Jah, et sellest on aega palju mööda läinud. Ja ma just, jälle mälu nagu ta on, numbrid ei hästi meelde, aga just praegu Ameerika uudiseid lugedes neil oli sama probleem, et väga palju on neid noori mehi, kes ei sobi nagu enam sõjaväkke, kes on nii halvas vormis. Et ju see halb toit, mis on nii halb, et tuleb ära salastada, on ikkagi juba noorema põlvkonna ikkagi teinud väga nõrgaks. Ja tuletame juurde, et meil on ju veel uued terviseriskid ja tegelikult järjest tuleb uusi asju, nagu need suured tuugenid, 300 meetri kõrgused tuuleveskid, mille mõju tegelikult ei uurita üldse. Eestis ei ole mingeid seadusi ega norme,
mis nad teevad, kuidas nad mõjuvad, midagi ole, nad aetakse lihtsalt püsti, öeldakse, aga seadust ei ole, et me teeme kõik seaduse raames. Jah, seaduse mõttes on see õige, kui kuskil elavad ju inimesed, kes jäävad haigeks, see on teada. Sellest on dokfilmid. Siin on nagu selles, sa räägid, siin tulevad need Eesti ühiskonna puudused, kõik tulevad nagu üksteis otsa ja võimenduvad kogu selle, nagu selle hoolimatus inimestest ja nagu No, ja toitumine on võib-olla üks asi, kuidas sa saad ennast kaitsta, sa saad ennast nagu tugevamaks teha, et need hullud mõjud. Eesti on ju südamehaigustega alati olnud maailma tipus. Hoolimatus inimestest ja see, et raha räägib, et see teeb, kellel on raha ja raha kõik ostab ära, et siis see nagu ääretult madal eetika või tase. No siin Jüri kirjutab ka siin raamatus, et seega on võimurid kaua teadnud, et südamehaigusi, suhkrutõbe ja vähki saab tõrjuda tervisliku toitumisega. See informatsioon vaikiti maha, et teenida härihuvisid. Lehekülg 109 raamatust varjatud tervise. Väga raske nagu vastu vaielda, see on nii selge ja loogiline. Lehekülg 110. Meid petetakse igal sammul, valitsevad ringkonnad valetavad, teadlased varjavad oma olulisi andmeid, käib häbematu manipuleerimine. Loodame, et see Ameerikas natuke muutub, sest nüüd ju nende selle, kas ta on Toidu ja Tervise või Toidu ja Ravimiameti uus ülem on ju täiesti mõistlik inimene, üks Kennedy nimeline, kui ma eksi. Ja tema need arusaamised, muu hulgas ka toitudest, ta ei ole ainult nagu vaktsiinispetsialist, millest ta on raamatuid kirjutanud. Kuidas need eesti keeles on need kuidagi, ma ei tea, mingi eriliselt töödeldud toidud või kuidagi ületöödeldud toidud, et need on ju väga, väga ohtlik raam, et ta on täiesti lubanud selle probleemiga tegeleda, eriti koolitoiduga. Et see ei ole ainult Jüri Lina probleem, et see on suurte riikide nagu suur probleem. Ja kuna meie riik sellega ei tegele, siis me peame kuidagi ise saama oma tervise ja lastega nagu joone peale, et selles mõttes väga, väga tänuväärne, kui keegi seda ise teeb, seda peaks tegema riik. No jah, Sven, me ei saa ju, sa ise ütlesid, et milline protsent noormeestest oli sõjaväeteenistuseks kõlbatu, sest tuleb välja, et me ei ole ju saanud. No võib-olla seal üks põhjus on see, et ega see ei ole ainult füüsiline tervis, väga paljudel on vaimne tervis. Sellest me pole rääkinud. Antidepressandid, värgid, asjad, need on ju väga, väga levinud noorte hulgas ja kui ikkagi see ajuaparaat on omadega sassis, ega siis situatsiooni analüüs ja õigete otsuste tegemine ja maailmast arusaamine ei ole sugugi lihtne. Ja kui võtta siit raamatust veel varjatud tervise valem tsitaate, näiteks leheküljelt 165, siis Jüri Lina kirjutab siin, et Margaretha Hellsten, see on siis üks Rootsi arst, seda ma ütlen omalt poolt vahele, on rõhutanud, et toorsuhkur on rafineerimise tõttu kaotanud 99% magneesiumist, 99% rauast, 98% singist ja 89% mangaanist. Jäänud on valge mürk. Vähesed taipavad eelistada toorsuhkrut, mis on rafineerimata, aga kallim. Muidugi on see teadlikult nõnda sätitud. No selle raamatu üks ala pealkiri, peatüki pealkirigi kõlab ju nii, et kas just sõna-sõnalt, aga mõte on selles, et suhkur on mürgisem kui alkohol ja tubakas. See võibki nii olla pika peale, jah. Ja suhkur on ju see, mis lõhub veresooni. Me ei ole harjunud, ütleme, selles mõttes inimliik ei ole kunagi elanud sellises keskkonnas, kus ta saab nii, seda tüüpi nii nagu ägedat suhkurt sellises koguses sisse, nagu see, kui sa jood ära pool pakki mahla või suure pudeli Coca-Colat ja veresooned nagu saavad nagu väga tugeva löögi sellest. Ja see on sul õigus, sest Coca-Cola ongi näiteks, ta on tehtud hirmus hapuks, sellepärast, et inimene ei tunnetaks seda õudselt. Mingi fosforiühendiga võetakse see suhkru maitse maha, sa muidu ei suudaks juua seda, see lihtsalt oleks nii läila ja jube see suhkru kontsentraat. Ja see ei ole lihtsalt nagu jutt, et ja sealt tulevad need, ma ei tea, kes see arst oli ja ma ei ole arst, ma ei oska öelda, kas see jutt on nagu õige, aga mul on meelde jäänud, et üks arst nagu seletas niimoodi, et räägitakse, et kolesterool on väga halb asi, aga et kolesterool on materjal, mida inimese organism kasutab veresoonte parandamiseks
ja kui sa seda suhkurt endale sisse lahmid nagu meeletutes kogustes, no ja hästi järsku, hästi palju korraga ja noh, see teine toit ei tasakaalusta seda, et siis veresooned lähevad katki, no mingi aja jooksul. Ja siis organism hakkab parandama veresooni, noh, ta paneb need kolesterooli paikasid või noh, asju sinna peale. Aga kui veresooned on väga katkis, need paigad ei püsi enam seal, neid ei ole võimalik parandada ja siis see kolesterool hakkab seal ringi lendama, ütleme need ehitustellingud ja materjal lendab seal organismis ringi ja tekitab probleeme. Et asi ei ole selles, et kolesterool on halb, vaid sellises olukorras, kus kolesterool enam ei suuda neid veresooni ära parandada, muutub ta veel hullemaks probleemiks kui need veresooned. Minu mõist, kas Jüri Lõna ei ole seda isegi? Võib-olla küll. Mina ei ole seda loengut kuulnud, mina lugesin seda kuskil, keegi arst kirjutas seda. Mina olen ka seda kuulnud täpselt, mis sa räägid. Et selles mõttes see kolesterooli jutt, et see on nüüd kontrollitakse verest taset ja jah, see nagu midagi näitab, aga see näitab põhjust, miks see kolesterool nagu halb on. Et ta iseenesest ei ole halb, organismis on ta vajalik asi, aga mingis olukorras ta ei suuda enam oma ülesannet täita ja siis ta muutub selliseks lisaprobleemiks. Siis leheküljel 203 on näiteks praeguse toidus pole maapinna kurnatuse ja mürgitamise tagajärjel enam piisavalt vitamiine ja mineraale. Selle praeguse loengu alateemaks Jüri ongi märkinud, et andmeid mineraalidest. Mineraalide asja tean ma natuke paremini kui meditsiini, sest ma olen põllumajandust õppinud. Ja see üks põllumajanduse nagu põhiteadmine on see, et eks ole, taim võtab mullast 60 elementi, aga väetistega antakse 4 elementi. Et võtame 60-4 ära, 56 elementi jääb puudu. Antakse need elemendid, mis on vajalik, et taim kasvab. Ta peaks suureks, lehed, tarred, viljad, kõik on olemas, aga seal ei ole seda sisu. Seal ei ole seda, mis teist on tervislikuks ja kasulikuks või on seda väga vähe. Et meie intensiivse põllumajandusega lihtsalt mullast võetakse kõik, mis sealt võtta on ja asemel antakse ainult see silmamoondus, see kest. Et põhimõtteliselt, kui sa ostad poest juurikaid, väga utreeritult töödes ostad sa nagu tühjad kestad. Sa nagu ostaks ainult konservikarbid, sees midagi ei ole. Kujundlikult on see nii. Süsi, vesik ja vesi on, aga seal neid, see mis on see suureks puhunud, aga seal neid vajalikke aminoopeid ja mineraale, neid ja vitamiine ei ole. Neid ei saa teha, sest täpselt sama asi, mis me siin alles... Aga see on põllumajandusteadus, see ei ole aga see ju põllumajandusest inimene saab toidu, eks sisust. Ega meil metsast ei jahi enam midagi. Võib-olla mõni mustikas korjatakse. Mõni mustikas korjatakse, aga keegi ei ela ju metsast korjatud toidust. Et selles mõttes me elame nagu, sõna otses mõttes nagu rämpstoidu peal. Ka siis, kui me ei osta burgerit, siis kui me ostame poest, juuavilja, mõtleme, et see on väga tervislik. See on oluline siis see loeng, et temagi püüabki meile leida võimalusi, kuidas me selles olukorras saame nagu võimalikult tervislikult välja tulla. Ja olukord on väga halb. Ja olukord on väga halb, et kuidas selles olukorras tervislikult välja tulla, siis see ma arvan, et see loeng ongi sellest seisukohast võttes väga ääretult vajalik. Et kui inimene mõtleb, et ta sööb tablette ja saab terveks, siis see ikka päris nii lihtne ei ole ja päris niimoodi ei käi. Et väga palju haigusi on elustiili haigused, see ongi, et inimene liigub vähe ja sööb halvasti. Ja see on lihtne, aga väga raske on seda õiget elu elada. Ja see on ülimalt raske. Ma siit loen ette, mis Jüri on siis selle loengu kohta nüüd kirjutanud ise, mis nüüd peaks nüüd nagu tulema. Tahtmine olla terve on tähtsamaid inimõigusi, nagu ka õigus saada tervist soodustavat informatsiooni. Ent juba rohkem kui 100 aastat rakendatakse globalistidest perekond Rockefellerite eestvõtmisel akadeemilise meditsiini suhtes tsensuuri, mis algab juba arstide väljaõppel. Sellest on välja jäetud oluline teave mineraalide kohta. Varjatakse isegi asjaolu, et mineraalide vaegus alati põhjustab haigusi. Loomaarst teab nende tähtsate ainete kohta palju rohkem kui inimarst. Ettekandja tutvustab väljapaistvate tohtrite kogutud varjul hoitud teadusmaterjali, mille abil on tal õnnestunud aastakümneid tervele püsida. Et ta toob nagu ennast ka näiteks ja mitte valesti. Seda ütlesin ma vahel muidugi. See ülitähtis informatsioon pole avalikkusele kättesaadav. Lektor selgitab, miks. Kuulaja saab teada, kuidas mineraalid meie kehas toimivad. Seda mõistes vajame ravimeid vähem või mitte üldse. Globalistid on varjanud mineraalide tegelikku rolli rakkude tervises ja et mineraalide vaegus tekitab tõbesid. Kui te aga seda teada saate, muutute süsteemile ohtlikuks.
sest globalistidel on teid raskem eksiteele suunata. Kui inimene on terve, eks ole, inimese aju on ju ka tema keha osa. Aga kui immuunsüsteem, kui inimene on terve ja tugev, siis ei jää ta ka igasuguste viirushaigustesse, külmetushaigustesse. Ja nii see on, et terve ja tugev inimene on ka nagu loomu poolest targem. Seda on tehtud ju, see on, kas see oli Soome või Rootsi sõjaväe uuring, kus võrreldi nagu kutsealuseid, kes tegid korralikult trenni ja need, kes ei teinud ja need, kes olid mingi aja, ma ei mäleta, kui pikk see aeg oli, teinud nagu intensiivseid nagu treeninguid, nende IQ tõusis täiesti märgatavalt. Ja seda ma olen ka lugenud, et lihtsalt. Terve ja tugev inimene mitte ei ole lihtsalt tervem ja tugevam, vaid ka on sõna otseses mõttes vaimselt võimekam. Et need kaks asja käivad täiesti üksteisega seotud ja käivad. Aju on ju keha osa. Ja sellepärast on ka valitsejatel väga hea, kui inimene on pooletoobine, väsinud, haiglane, siis aju on ka siukene, nii nagu ta on. Ja siis ma lugesin siin Tallinna loengu ette juba varem, et see oli pühapäeval 16. veebruaril puuetega inimeste kojas 18.30 Tallinnas, aga siin on, ma loen need teised ka ette, sest ma ei tea, kui hästi hea see teavitamine üldse sellest asjast on. Muidugi kogu see kava on Jüri Lina enda kodulehel olemas, jürilina.com. Seal on ka eestikeelne osa olemas, nii et kui te sinna sisse lähete, saate sealt ka selle kava kätte, aga no ma ei tea, kõigil ei üles ja nii edasi, kõigil aega minna. Ja kui me siin kord räägime, ma loen selle lühidalt selle tema kavaga ette, mis ta siin siis Eestis, siis kus ta siis on, et sellega läheb palju aega. Esmaspäeval 17. veebruaril 18.30 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis Akadeemia 3. See on esmaspäeval 17. veebruaril. Teisipäeval 18. veebruaril 18.00 Viljandi hotellis Centrum, Tallinna tänav 24. Kolmapäeval 19. veebruaril 18.30 Türi kultuurikeskuses Hariduse 1. Neljapäeval 20. veebruaril 18.30 Tartu hotelli Soho konverentsis ruumis Rüütli 9. Reedel 21. veebruaril kell 18 Rakvere Gustavi majas Pikk tänav 28. Laupäeval 22. veebruaril 12.30 Türi kultuurikeskuses Haridus 1 näidatakse ka Lina lai ekraan filmi Hermese varjus kommunismi saladused. Ja need nagu kuulajad suutsid nagu tabada. Ja võib-olla siis seal see, mis oli see Yahoo.com, Jüri Lina Yahoo.com. Ja sealt, kes sealt saab sinna nagu. Sest ma ei tea, kuidas tänapäeval on, ilmselt on see asi parem, aga mina mäletan raskeid aegu Facebookis, kus ma seda Jüri Lina nagu ürituste infot üritasin jagada linki ja mulle tulid punased lapakad ette, et see on keelatud sisu. Et loodame, et see on nüüd uutmise tuultes läinud natuke paremaks. Aga no Jüri kirjutatakse seal Y-ga. Jüri Lina vist on punkt ja siis on. Võib-olla saab tiitritesse panna ka, siis on ilus vaadata. No see peaks Google'ist peaks ka alati välja tulema, seal on see sama kava olemas. Aga armsad vaatajad, see oli siis stream Jüri Lina toetuseks ja nii et tulge teda kuulama. Siin on mõnes kohas on need piletid võib-olla natuke kallid, aga need saalid on ka väga kalliks läinud vahepeal, et mida ta peab üürima, et siin ongi teised saalid valitud ja nagu siin Eestis on, nagu küsitakse nagu asja eest. No jah. Majandus läheb ju nii hästi, kui sa ühe klienti saad, siis sa pead talt kogu raha ära võtma. Täpselt niimoodi, aga tervis ja elu on ikkagi kallimad kui raha, et selles suhtes, et neid ei saa. Ja ega heaolu ei ole väljaspool keha nagu olemas, et on ikka keha sees ja kui see keha on nagu ta on, siis see heaolu on ka nagu ta on. Aga siis aitäh ja nägemiseni Jüri Lina loengus. Aitäh! Nägemiseni!